tere tulemast siin kolmapäeva õhtusele seminarile ja meil siis tänane seminari teema on väga huvitav. Me siis Liiaga koos proovime siis tutvustada teile Lego Educationi uut robotit Spike Prime'i ja proovime ka siis sinna vahele vürtsitada natukene seda juttu meil eelmine nädal saadud kogemusega Münchenis, kus me käisime siis 2-päevasel Spike Prime'i koolitusel ja räägime siis ka natukene vahele, et mis me seal siis tegime ja õppisime ja mis mulje siis kogu see Lego uus lahendus meile jättis. Meil on siis umbkaudu 1 tunnike seda seminari planeeritud. Küsida võite siit läbi chati kohe, kui teil küsimusi tekib. Nii et olge siis julged küsima, et me proovime jälgida kohe, kui see küsimus siia ilmub, aga selle lugeda välja, et ärge siis seda hääletamise funktsiooni siin kasutage, et seda me ei aktiveeri, et siis kasutage selleks chati. Ja lähme siis tänase seminariga edasi, et Lego Education Spike Prime on siis tõesti uus Lego haridusrobot ja täna siis räägivad sellest lisaks minule veel Liia, kes on siis Insplay robomentor ega võib-olla sa tutvustad ennast ise, ma ei hakka sinna. Olen siis Robokaru robootikakooli omanik ja õpetaja samamoodi, et 4-aastase robootika õpetamise kogemusega pluss tegelikult siis 5-aastase FLL kogemusega. Alustasin oma lastega. Ja Liia siis nii palju veel, et ta on siis meil Insplay Lego Education robomentor, nii et aitab meil siis seda valdkonna lippuga kõrgel hoida laiemas mõttes terves Eestis. Ja, et kui küsimusi on mingisuguse Lego Video EV3 või siis Spike Prime'i kohta, siis seda võib minule suunata. Just. Aga lähme siis edasi selle tänase põhiteemaga. Ja räägiks siis, milleks Lego siis täna selle uue komplekti välja tõi, kuhu ta sobitub, millest ta koosneb ja kõik sellised teemad käiks läbi. Aga nüüd päris enne, kui me sellesse süveneme, näitaks teile korraks ka ühte vahvat videot. Nii et natuke kannatust, ma panen ta kohe mängima. Ja panen uuesti kohe slaidid ka ette. Ja nagu te seal siis sellest vahvast tantsivatest lastest ja robotitest võisite aru saada, et seal oli üks oluline märksõna, et toetame laste enesekindlust, et me varsti ka jõuame sellele, mis seal nagu mõeldud oli, et ennem käiks siis korraks ka läbi, et sellise olulise teadmise, et kuhu täpselt see uus robot siis Lego Educationi sellises ajateljel või kontiiniumis kõikide nende teiste komplektide valguses sobitub. Nagu te kõik teate, siis Lego Educationil on sellist 3 põhivanuse sihtrühma, kuhu ta komplekt on tootnud. Alustades siis alushariduses, kus on näiteks siis Coding Express ja Steampark. Siis algkool, kus siis kõige tuntum on võib-olla siis Video 2.0 ja siis lihtsamad masinad ja viimase sihtrühmana siis põhikool, kus siiamaani on olnud Lego Mindstorm EV3 ja ka siis juba sellised ka lihtsad ja motoriseeritud masinate komplektid. Ja Lego Education Spike Prime siis tegelikult siis ongi mõeldud täpsemalt põhikooli viimastele kooliastmele või natuke jääb sinna 2. ja 3. kooliastme vahele. Nende soovitus siis 6. kuni 8. klass. Ja natukene ta siis võib-olla puuksib seda Education EV3 ülespoole,
võib-olla isegi juba sinna 9. ja gümnaasiumi tasemele ja seda ka siis sellepärast, et nüüd on võimalik ka lisaks sellele, et varem C++ oli võimalik teda programmeerida EV3, et on võimalik ka siis ka Pythonis programmeerida, ehk siis ta natukene juba sobitub sinna informaatika ja programmeerimise õppesse, et siis see SpikePrime oleks siis selline nagu hea üleminek V2-st ja Spike'i peale ja siis sealt omakorda juba Spike'i pealt EV3 peale. Et see on siis selline Lego enda nägemus, kuidas võiks tulevikus positsioneerida. Nad ise ka ütlevad, et ega kuna EV3 sai tegelikult põhikooli jaoks kunagi loodud, et keegi ei keela loomulikult siiamaani ka kasutada, aga eks meil on nagu oma nägemus sellest, millest me hiljem natuke ka räägime, et kus siis meie oma kogemuse põhjal arvame, kuhu siis komplekt tegelikult võiks juba sobida. Aga kui nüüd liikuda siit edasi ja rääkida sellisest laiemast pildist, siis sellel aastal viis Lego Education ja Harris Poll läbi uuringu, kus osales peaaegu 5000 õpilast, 5000 lapsevanemat ja üle 1000 õpetaja ja uuriti siis täpsemalt, kuidas siis suhestub kõikide siis nende sihtrühmade õpilane, õpetaja ja vanemad STEAM-ainete õppimisse ja enesekindlus. Ja siin ma nagu tõin mõned sellised faktid või slaidid välja, mis sealt uuringust ka selgus, et näha on, et ainult 17% siis õpilastest tunneb ennast väga enesekindlalt STEAM-ainete õppimisel. Ja siit ridamisi ka siis kohe 36% õpetajast ütlevad, et nende õpilased on rohkem enesekindlad siin ainete õppimisel kui 5 aastat tagasi. Ja vanemad samamoodi, et nende lapsed on rohkem enesekindlamad kui nende kaasõppurid ja et nende lapsed on rohkem enesekindlamad, kui nemad ise olid selles eas. Et need protsendid on suhteliselt madalad ja edasi võib-olla näitaksid ka, mida nad siis tegelikult tunnetuslikult on öelnud, et nad samas jällegi tunnevad, et kui need tegevused, mis seal STEAM-ainetes ehk siis meie mõistes kõik need LTT ained, loodusained ja kõik sellised ained, kui teha käed külge tegevusi, siis nende kogemuse järgi tõstab see nende enesekindlust koolis STEAM-ainete õppimisel. Et see on selline huvitav uuring, see on avalikult ka kättesaadav ja leitav üles siis selle sama märksõna järgi Harris Poll, Lego Education, Confidence in Learning Poll ja sealt te saate igast vahvaid tegelikult fakte veel lisaks sellele, mida mina siin nagu välja tõin, aga nii palju siis selle sissejuhatava video juurde tagasi tulles, et siis tegelikult ka see käesolev SpikePrime'i komplekt on ka loodud siis selliselt, et see oleks õpetajale vahend, sest sealt uuringust ka selgus, et kuskil pooled õpetajad ütlesid, et neil ei ole aega selliseid tunde ette valmistada, kus oleks rikastatud nende käed külge tegevustega, et siis SpikePrime peaks olema siis nii õpetajatele hea töövahend koos kõikide nende täiendavate lisaõppematerjalide tunnikavadega ja teistpidi ka siis toetama just seda enesekindlust, mis on väga vajalik selleks, et nendes erinevas looduse täppisteadutundides nii-öelda õppida ja see toetaks nende õppimist. Et seda natuke tausta ja nagu ma ka ütlesin, siis, et see õppijate enesekindluse eesmärgil üles ehitatud kontseptsioon ja mis selle taga siis tegelikult peitub, ongi, et need ülesanded on tehtud võimalikult lihtsaks. Nad on loodud hästi vabaks, hästi loomingulised on need projektid seal nendest erinevates tunnikavade näol ning olenemata siis sellest õppetasemest
suunatakse õppijaid kriitiliselt mõtlema, andmeid analüüsima ja kõik need projektid on ka hästi sellised reaalelulised ja seotud eluliste teemadega, et mis siis rohkem nagu seob õppijaid siis ongi nende erinevate teemade kaasamõtlemisel ja arendamisel. Ja kõik sisu, mis tunnikavade näol on olemas, on seotud erinevate rahvusvaheliste standarditega. Loomulikult aluseks on siis kõik see Lego ehitussüsteem, mis on intuitiivne, täiesti uus nutikas riistvara, mida me ka hiljem natukene rohkem lahti räägime, mis on kõikidele Eesti õpetajatele loomulikult positiivne hea uudis, et programmeerimiseks siis kasutatakse seda meile vana tuttavat Scratch-põhist plokksüsteemi ja see äpp on ise ka selline hästi intuitiivne, nii et lapsed ise saavad iseseisvalt toimetada ja kõik õpilastele suunatud tegevused on siis seal äpis sees. Ja samuti vähemalt meie nägemuse järgi kõik need tunnikavad ja teemad sobituvad väga kenasti ka meie õppekavasse, et need lõimingukohad on nagu kenasti tehtavad. Ja kui rääkida nüüd nendest üldistemast õpiväljunditest, mis siis kogu see komplekt toetab laias mõistes, siis loomulikult läbivalt käib läbi inseneeria ja disainprotsess, kuidas siis probleeme võtta väiksemateks osadeks ja kuidas siis rakendada ka algoritmilist mõtlemist. Siis programmeerimise poole pealt, et kuidas siis luua muutujaid, kasutada massiive, kuidas koguda pilveandmeid, ka neid töödelda ja loomulikult ka nii nagu kõikide Lego Education komplektide puhul see koostöö ja meeskonnade oskus on nagu keskne igal pool. Ja nüüd ma näitaks ka veel ühte videot, mis siis annab ülevaate selle komplekti sisust, enne kui me siis päris detailidesse nendega läheme. Nii. Nii, ja nüüd käime need samad asjad ka esitlusest läbi ja annan siit sõnaga siis kohe Liiale. Nii, et mina olen seda kasti nüüd juba korra saanud lähemalt katsuda ka, et ütleks, et minu esmane kogemus oli väga-väga positiivne. Arvestades seda, et mul on kogemust nii videoga kui FE3-ga. Ja mis mulle väga meeldis on see, et see kast on niisugune mõnusalt suur, nagu siin kirjaski on, et sa saad ilusti sorteerida, saad oma asjad ära panna. Ta on Scratchi põhine, see muudab asjad õpetajale tunduvalt lihtsamaks, sest et õpetajad enamasti on selle Scratchiga kokku puutunud ja lapsed ka. Selle kastiga kaasas siis selles äpis 3 teemavaldkonda, mis sisaldavad erinevaid ülesandeid, sellest me räägime natuke hiljem veel täpsemalt, et mis seal siis sees on.
tal on tugi olemas, kuidas alustada, et õpetaja kaasab asjad läbi käia seal, katsetada, proovida ja ta tõesti on niisugune mõnus kasutada, lihtne. Tal on mitmeid erinevaid koolitusi võimalik saada ja lisaks, kui võtame lisakomplekti sinna juurde, siis sinna tuleb siis tänu sellele siis on võistlusvalmis robotid võimalik teha sellest. Ka selle kohta on eraldi üks teemavaldkond siis veel sinna äppi juurde pandud, kus saab siis juba uurida täpsemalt, kuidas me ehitame võistlusrobotit, mis selleks vaja on, kuidas see tööle hakkab, mismoodi andurid tööle hakkavad ja siis lisakomplektiga koostavad siis ka suur mootor, värviandur juurde veel, et seda robotit veel täpsemaks ja veel paremaks teha. Et võib-olla mida siia täiendavalt öelda, et nad on selle sorteerimise aluse nagu teinud 2 osaks, et on nüüd 2-osaline sorteerimise alus, et ei ole enam selline üks suur, nii et saab siis nagu jupi kaupa, et mida nad nagu ise soovitasid, et kui nüüd näiteks ongi, et lapsed teevad oma mudelid valmis, et siis ongi võimalik see üks pool sorteerimise alusest nagu välja võtta ja see mudel panna sinna kasti sisse, et siis ta mahub sinna kenasti ära, et see sorteerimise alus ei jää ette. Et see kast on sama suur kui EV3 kast selles mõttes ja kui võtta see lisakomplekt, siis tegelikult need lisakomplekti jupid mahutuvad ilusti sinna kasti sisse ära, et ei pea veel mingisugust eraldi kasti selle jaoks võtma ja vaatama. Ja mis võib-olla võrreldes nüüd EV3 ja Viiduuga veel on, et siin selles komplektis on juba kaasas ka üks varuosade komplekt nii-öelda kaotsi läinud klotsidele, et mis on ka minust väga positiivne areng nende puhul. Ja mis ütleme, kui tehakse suuremaid robootikaklasse ette valmistatakse, siis seekord ei ole vaja hakata klotse eraldi sorteerima erinevatesse nendesse väikestesse sahtlikesse, vaid see on juba ette ära, et sa avad paki ja kallad juba oma sahtlisse õigele sahtlile ära. Ja loomulikult on olemas kõik need kleepsud, mis käivad sahtliservadele, et oleks pärast ka lihtsam sorteerida uuesti. Et on juba nagu mõeldud sellise natukene kasutaja mugavuse peale selle komplekti puhul, et õpetajal oleks nagu võimalikult lihtne manageerida kogu selle komplekti haldusega. Nii, et tal on siis olemas siis 4 erinevat teemavaldkonda, nagu ütlesime, et nendest räägime siis pärast täpsemalt. Üks on siis võistluse teema ja ülejäänud 3 tükki põhikomplekti kasutatavad siis klassitunnis kasutatavad teemad. Tal on olemas klotsid, kõik erinevad, tal on väga nutikas riistvara kaasas, andurid seal, kaugusandur on olemas, värviandur, mida saab kasutada ka valgusandurina, puuteandur, kontrolleri sisse on ehitatud ka siis kallutusandur, kaasas on 2 väikest mootorit, üks suur mootor, väga palju erinevaid klotse, mis on, nagu nägite ka videos, siis on tõesti palju uusi, et võin juba kogemusest öelda, et siin mõned tugevamad FLL-il osalevad tiimid hüppasid rõõmust lakke, kui nägid neid ja programmeerimine on väga mõnus ja lihtsaks tehtud, et ei ole midagi keerulist. Ja võib-olla siis professionaalne areng ja koolitus, et nii nagu ka teiste nende haridusrobotite puhul nende enda kodulehelt leiab igasuguseid veebiseminaride salvestusi ja materjale, mis tegelikult toetavad kogu komplekti kasutuselevõttu ja kindlasti tasub ka järgida siin kuni augustini, millal meile need komplektid siis reaalselt ka kättesaadavaks saavad, et see sisu seal pidevalt uueneb ja täieneb. Et tasub nende Lego Education lehte silma peal hoida. Just rõhksõna täieneb, et see pidevalt pannakse sinna midagi jälle uut juurde. Nii, aga siin on siis näha need 4 valdkonda, siis mida nad pakuvad. Siin on kirjas, et see on 6. kuni 8. klassidele, aga mina oma kogemusest ütlen seda, et Eesti koolid on nii tublid, et nad alustavad vahelt Viiduudega seal isegi lausa 1. kuni 3. klassini, et ma täiesti soovitaksin, et kellel on olemas Viidu baasteadmised juba ja Viidu pealt enam midagi teha ei oska edasi, alustada kuskil 3. ja 4. klassis juba täiesti selle Spike'iga. Ja siis on siin nagu näha, et need erinevad STEAM-valdkonnad on siis ilusti kaetud siin. Et esimene nendest on siis leiutajad, kus siis me tegime, kui me esimene nädal aega tagasi seal Münchenis, siis leiutajate valdkond siis on selline, kus kohas sa siis disainid oma mingisuguse toote
ja siis üritadki seda toodet nagu kohandada vastavalt sellele oma vajadustele ja see annab sulle päris palju erinevaid selliseid oskusi juba selle koha pealt, et sa saad testida, sa saad analüüsida, mis töötab paremini, mis halvemini. Näiteks kui me Münchenis siis tegime seda sama pildi peal suurelt näha olevat robotkätt, et siis me ehitasime ka valmis 2 erinevat haaratsit sinna otsa, mida ka tunnis saab teha. See ehitamine oli väga lihtne, väga intuitiivne ja ütleme, et meie saime selle valmis äkki mingi 10-15 minutiga lausa ja nad üritavad ka neid ehituse aegu võimalikult väikseks tegelikult teha, et jõuaks 45 minutiga kõik asjad tehtud. Kaasas olid kenasti ka nii-öelda märkmelehed, kus sa said siis juba katsetada, et kas üks haarat sobis seal pigem niisuguse väiksema, oligi tema seotud prügi koristamisega, et meil on ka ju suur ülemaailmne prügikoristuspäev, et väiksema prügi korjamiseks, mis on kerge, teine haaratus oli mõeldud just sellise raskema prügi tegemiseks, sa said analüüsida, milline töötas millise puhul paremini ja lõpuks anti siis ülesanne juba teha enda robotkäsi, mis siis töötaks mõlema korral ja millega saaks siis väga täpselt ka midagi tõsta ja edasi anda. Ja selle puhul siin on siis näha meie selline vähe tugevam haarats, aga mitte see päris lõplik, aga meil oli ka, mida nagu sealt tunnikavadest ei tule välja, et meil siis nii-öelda ekstra täiendavana siin selle tegevuse puhul tehti võistlus, et kogu see koolitusgrupp jagati 2. Meie siis tegime nii-öelda enda kohandatud mudeli järgi sellise väga peene näpitsa ja siis oli 2 tiimis selline teatevõistlus, kus me pidime siis Lego klotsi, täpsemalt siis 8 Lego klotsi punktist A punkti B niimoodi edastama, et kõik siis tiimiliikmed pidid enda loodud robotkäega võtma siis ühelt klotsi üle ja andma selle teisele ja kui maha pillad, siis pidi selle sama robotkäega üles võtma ja ikkagi nagu andma edasi, kuniks siis võitja siis oli see, kes kõik need 8 klotsi siis esimesed inimesed kuni viimaseni oli kenasti ära toimetanud ja see oli selline päris vahva ja lõbus ülesanne ka kõikidele nendele täiskasvanutele, kes seal siis proovisid väga hoole ja kiiruga need klotsid viimase inimeseni toimetada. Nii et see oli selline vahva täiendus siia juurde, nii et tegelikult võib-olla siis selles valguses ka öelda, et kõik need tunnikavalised tegevused on selles mõttes edasi arendatavad ja samuti ka seda võistlusmomenti, mis lastele sageli nagu kõige rohkem meeldib, aga täiskasvanutele, seda kõike tegelikult rikastab. Ja just, et rõhutan seda, et tegelikult see klots, mida edasi anti, oli päris pisike, see on 2x4 klots, et see tähendab seda, et see näpits pidi ka väga hästi töötama lõpuks. Teine teemavaldkond on siis selline ettevõtlusega, startup-induse ja kickstart-indusega ja kõigi sellisega seotud, ehk siis tegelikult see on selline ideost prototüüpimiseni valmivad lahendused ja suunatud hästi algoritmilisele mõtlemisele. Et siin on siis selles teemavaldkonnas on ka kuskil 6 tunni jagu ülesanded, nii nagu oli eelmiseski. Ja see on siis juba selline, mis meie siis nagu tegime siin selle valguses, oli selline paki saatmise robot, kus me pidime siis nii-öelda, mis on põhiline mure ja probleem, et nii nagu kõikide nende teiste Lego Education robotite puhul, et need tunnikavad on alati üles ehitatud selliselt, et kõigepealt siis on selline sissejuhatus või teemasse minemine ja siis meil ka seal koolitusel mindi siis sellesse teemasse niimoodi sisse, et nii raske on täna nagu tabada seda kullerit, et millal ta siis lõpuks nagu sinna sinu koduukseni jõuab. Et tahaks ju ikkagi enam-vähem mingit täpset kellaaega anda, võib-olla heal juhul antakse see mingi ajavahemik või slot, eks ju, et millal siis tullakse. Et siis võiks olla selline tracking või selline süsteem, kus siis inimene saab jälgida, et kus see pakk parasjagu on. Natuke nagu selline Taxify ja sinna kanti lahendus, et siis siin üks selline õpiülesannega on nende poolt loodud ja seda me seal ka siis testisime. Ja oli siis kahte rada võimalik läbida, oli natukene lihtsam ja natukene raskem rada. Mina tegin raskemat, sina tegid lihtsamat. Ja näeb välja nagu mingisugune mingi printeri moodi mudel,
aga 2 mootoriga ta siis töötas ja programmis pidi siis täpselt mööda seda valget joont siin ees, kahjuks pole näha. Mööda tänavat siin ees on nagu siuke väike valge nokats, mis siis oli siis nii-öelda joone järgi ja selle seadme puhul ja tuli siis teha siin selliseid horisontaalseid ja vertikaalseid ja programmeerimis neid blokke kasutada niimoodi, et siis täpselt teadsid, et kas sa siis kasutasid sekundite parameetrit või kasutasid siis juba kraade, eks ju, et siis said selle põhjal selle paki punktist A viia siis antud juhul sinna sinisesse koju nagu pildi pealt nagu näha oli. Ja no just nad seovad selle oma õppekava ja kõik need tunniplaanid konkreetse programmeerimisega või robootikaga seotud elulise probleemiga, et see on nagu hästi-hästi oluline tegelikult, et sa näitad, et ma tegelikult ei tee mingit abstraktset asja, vaid see on reaalselt eluliselt probleem, mida me peame lahendama. Ja see annab nagu lastele nagu sellise vahetuma kogemuse, et võt, tegelikult jah, mul ongi see probleem ja ma nüüd praegu leiangi selle lahenduse sellele asjale. Ja siis selline sisulistest teemablokkides viimane on siis, nimetame neid siis eluhäkkideks. Jällegi hästi elulised ülesanded, siin siis 7,5 tunni jagu. Ja siin juba siis tegeletakse juba rohkem selliste pilveandmete analüüsimisega ja muutmisega ja esitamisega. Ja siin võib-olla üks siuke vahva näide on, mida meie kui kahjuks seal läbi ei proovinud, aga siit on näha üks siuke vihmavarjuga tegelane. Et selle ülesandel on siis tegelikult IoT ehk pilveteenuse lahendus nii-öelda olemas, et sai siis programmeerida teda toimima selliselt, et kui tal oli öeldud, et see robot asub, oletame meie puhul siis Münchenis too hetk ja kui ilm lubab vihma, et siis see robot tõstab üles vihmavarju ja kui ilm lubab, et on päike paistab ja särab ilus ilm nagu meil, siis ta paneb ette prillid. Et oli siis siuke robot, mis siis ka just on just kõige selliste pilveandmetega töötlemise puhul nagu väga hea näide, mida läbi proovida. Ja see eeldab kindlasti klassiruumis interneti olemasolu, et siis tahvlist, millega seda robotit juhitakse, et on olemas siis andmete saamise võimalus. Ja meie siis tegelikult proovisime läbi sellist robotit nagu kõhulihaste lugeja. Just. Ja me pidime ta siis programmeerima, lugema õige arvu, kui palju ta siis kõhulihaseid teeb ja siis pärast ka täiendava edasiarendusena, et ta peale igat 3 kõhulihast näitaks ära, et on 3 kalorit kulutanud. Ja siis, kui ta näiteks teeb seal, oletame 15 kõhulihast, et siis mitu kalorit ta siis lõpuks nagu kulutab, et see selle kontrolleri peal maatriks lehed pidi siis seda numbrit näitama lõpuks, et mitu kalorit on kulunud. Et oli siis selline ülesanne. Väga hea ühendada näiteks terviseõpetusega. Just. Ja viimane teemavaldkond, milleks oli siis vaja nüüd juba tegelikult seda lisakomplekti, on otseselt seotud võistlustega. Ma võib-olla nüüd luban sul Liia ka vahepeal rääkida. Et ja võistlustega oli siis tegelikult kõikide ülesannete lahendamiseks ei ole vaja lisakomplekti, aga loomulikult selle suure ja võistlusvalmis oleva roboti jaoks on seda vaja. Et seal siis juba fokusseeritakse konkreetselt kas siis First Lego liigile, robotolümpiale või siis ka Eesti mõistes siis Robotexile ja sa saad siis rakendada kõiki neid teadmisi, mis sa oled siis eelnevalt kogunud sealt inseneeriaprotsessidest. Sa saad kasutada seda õppekava juba siis ka koolis, huvitegevuses igal pool ja see on niisugune osa siis, kus juba õpetatakse ka lastele koostöö tegemist selle baasil, et näiteks selle sama roboti, mis meil siin pildi peal suurelt väljas on, saab kokku panna 4 last, et igaüks esitab ühe mooduli nendest roboti külge käivatest osadest ja see pannakse lõpuks siis koos kokku. Et jällegi süstemaatiline lähenemine, mida mul roboti jaoks vaja on, miks mul seda vaja on, lahendan välja mingisuguse probleemi, missugune selle probleemi lahendus võiks olla ja samas me peame teistega siis suhtlema ja vaatama, et see asi lõpuks ka tööle hakkaks. Et üks väga vajalik oskus selle töökoha leidmisel tulevikus.
ja siin võib-olla tasub nagu ära mainida, et kui ei ole varasemalt näiteks viiduud olemas, siis see kõik on niimoodi üles ehitatud, et sobib täiesti alustamiseks õpetajatele, õpilastele, kes pole varem nagu robootikavõistlustel käinud, nii et ta on tehtud niivõrd lihtsaks ja need ülesanded, mis selles teemavaldkonnas ongi selliste alustajate peale mõeldud, nii et see ei ole kuidagi takistuseks näiteks, et sellega ka alustada viidu FLL Juniori asemel. Ja siin on tulnud ka vahepeal küsimust, et kas ma saan õigesti aru, et FLL-il saab edaspidi kasutada ka Spike'i, siis vastus on jah, me mõne aja pärast ka sellest natuke räägime. Nii, ja rääkides nüüd natukene sellest rakendusest ka, et mis siis sealt leida saab. Viidu kasutajatel juba võib-olla natukene tuttavam vaade, et on selline, kuidas alustada plokk, see on tehtud ka selliseks 3-etapiliseks, mis siis annab ülevaate sellest riistvarast ja programmeerimisvõimalustest siis rakenduses ja seal on siis nii-öelda see õpilase materjal kenasti sees olemas. Ja lisaks siit on nagu alt näha ka, et on nagu extra resources ja teachers preparation. Et see extra resources ei ole mitte nüüd seotud nende teemavaldkondadega, mis me siin ennist läbi käime, vaid need on veel täiendavalt lisaks ehitusjuhised, mida siis saab täiendavalt õpetaja nagu kasutada, et lihtsalt veel lisaks ehitusmudeleid. Ja siis on loomulikult selliseid õpetaja toetavaid materjale ka siia stardi alla siis koondatud. Aga need on kõik veebipõhised, et sellele klikates siis suunatakse sind juba sinna Lego sellisesse raamatukogu, kus on siis kõik nii ka EV3 ja viidu kohta käivad materjalid, et siis on ka Spike lisandub sinna. Et siin siis tuleb jah nagu arvestada, et see kohati see interneti olemasolu on väga vajalik. No neid saab PDF-ina alla tõmmata ka, et see ei ole ka tegelikult probleem. Ja mina ütleks veel seda, et kui õpetaja need 1, 2, 3 sammu ise läbi teeb, siis see on nii intuitiivne, et selle 3 sammu läbi tegemisel ka inimene, kes pole varem ei näinud ei robotit ega programmi ega mitte midagi selle koha pealt teinud, ta on võimeline seda robotit tegelikult lastele õpetama edasi. Just. Nii, ja natukene nüüd ka, siin on ka just pilt või vaade, et me olime need kolm siis alustaja etappi läbi teinud, välja nägi ta siis selline lõpuks, et igast siis sellest mootorist sai mingi elemendi ja andurist sai ka siis mingisuguse elemendi moodustada, ära ühendada ja proovida panna neid siis reageerima läbi programmi, eks ju, et siin on kaugusandur näha, siin on see puuteandur näha, et siis olid sellised erinevad koodinäited seal selles alustamise etappides, et siis ongi, et minust õpetas väga kenasti, kuidas seal programmeerimise vaates nagu toimetada ja kuidas siis tegelikult need seadmed töötavad. Nii et oli päris hea kiire ja me tegime selle tõesti mingi... See oli tegelikult 2 tundi poolt sedagi vist. Ei olnud sedagi, see oli nagu väga... Ja mis veel on niisugune hea asi, et just EV3-ga võrreldes, et kui EV3-l olid kindlad pordid, kuhu sa tohtisid oma mootorid ühendada või andurid ühendada, siis Spike'i puhul ei ole enam vahet, millisesse porti sa oma mootori või anduri paned, kõik sobivad kõigile. Ennetades võib-olla ka siis seda küsimust, kuidas viidu ja siis need andurid omavahel nagu üldetles, et see port või see juhtme nii-öelda ots on sama, mis viidul. Täna nad ei osanud öelda, mis siis juhtub, kui ma siia Spike'i kontrollerisse panen viidu anduri, lihtsalt tarkvaras hetkel ei ole toetatud ühtegi plokki, mis juhiks viidu andureid, aga võib-olla keegi mingi imekomber. Scratchi võib seda tekkida pärast kellegi aktivisti poolt. Et kui keegi aktivist selle tööle saab, siis see võib olla isegi võimalik. Aga nii palju, kui me nagu aru saime, siis tuleviku ooperis pidi see olema täitsa neil plaanis, nii-öelda pikemas perspektiivis, et see viidu ja Spike andurid siis omavahel nagu toimiks ka. Just. Nii. Ja natukene ka siis rääkida, et üks asi on see, et selles rakenduses on olemas siis õpilasele need tegevusjuhised nende teemavaldkondade lõikes.
siis õpetaja tunnikavad on ka siis veebis. Jah, see on sama, millest ma rääkisin. Just selles nende enda tunnikavade repositooriumis. Minu arust on väga hea ülesehitusega. Seal on selliseid ülevaatlikud videoid selle tunni teema kohta, etapiti välja toodud kogu selle tunnikava ehitus. Samuti on ära toodud siis lõimimise võimalus keeleõppesse ja matemaatikasse, välja toodud, kuidas veel neid tegevusi siis diferentseerida, kuidas hinnata. Siis on väga vahvad karjäärivõimalused välja toodud, et milliseid siis karjäärivõimalusi üks või teine tegevus toetab ja siis on loomulikult kõiksugused lisamaterjalid, nii et seal on täna üleval vist 6 Spike Prime'i tunnikavad. See rakendus ise veel avalik ei ole, aga eeldatavasti siis augustiks on ta juba kenasti väljas ja kättesaadav ja tasuta. Nii, et siis need uued klotsid ja nagu öeldud sai, need on 10 uut klotsi, mida pole varem mitte üheski komplektis olnud, ei tavakomplektides ega education komplektides. Ja siis, et jällegi laste peal testitud, et millised neile kõige rohkem sobisid, siis need juhtmeklambrid on sellised, millega saad väga hästi oma juhtmed kinni panna. Kummiribaga rattad annavad väga hea pööramisvõimalused, neid on FLL-il võistlustel osalejatel väga hea kasutada. Neid tuleb ka suuremas variandis, et põhikomplektis on väiksemad rattad, lisakomplektis on suuremad rattad. Siis on 3x3 raam mitmikühendus, mis on tõsiselt asjalik jupp. Et see oli nagu kõige siuksem emotsioone tekitavam asi vist üldse selle komplekti juures, kui ma FLL-ikatele seda näitasin. Loomulikult siis erineva suurusega raamid ja alusplaat siis 11x15, et see on väga-väga stabiilne, annab tõesti väga häid mooduleid selle peale ehitada. Ja on olemas ka 2x4 klotsid, millel on siis 3 risteli auku, et ka need annavad siis ehitamisel väga head stabiilsust. Näen, et küsitakse ka, et kas materjalid kunagi eesti keelde pannakse. Ütleme siis nii, et tegelikult ma ise olen võtnud endale eesmärgiks teha 32-tunnine õppematerjalide komplekt eesti keeles. Et ma loodan, et kui niimoodi plaanipäraselt läheb, siis nad saavad jõuludeks valmis. Aga võib-olla jõuame siin juba varasemalt mõne tunnikava või asja teha, et seda me siin Liiaga oleme rääkinud. Just. Et mis on nagu nende raamide ja selle alusplaatide puhul, mis tahaks veel selle vahemärkusena tuua, on eriti head, et mida nagu teistel pole, ongi igasuguste selliste prototüüpide tegemiseks suurepärased lisatäiend nagu nendele klotside valikusse. Nii et... Ja need, kes kavatsevad FLL edasi käia EV3-ga, siis sellegipoolest ma ütlen, väga ihaldusväärne komplekt on, väga häid juppe on, mida mujalt ei saa. Ja selle kummiratastega on ka see, et see kummi nii-öelda rattaosa ei tule sealt pealt ära, et see on selles ratta küljes kinni. Ja seal ei ole ka seda, et kas ma panin nüüd ratta õigetpidi või tagurpidi robotile külge, et jälle võistlusrobotite puhul on see hea teada, et TV3-l käivad rattad ja ka viidjuul, et on üks pidi on õigetpidi, teine pidi on valepidi, et siin seda probleemi enam ei ole, et mõlemad pidi on õieti. Nii. Nüüd natuke siis sellest riistvarast ka. Et nagu räägitud sai, siis kontrolleril on 6 sisendväljund porti, vahet ei ole, kuhu sa siis mootori paned või kuhu sa anduri paned. Ta peal on 5x5 maatriks, sinna siis saab sisestada nii-öelda tekstiliselt või numbriliselt või siis ka pildiliselt erinevaid asju. Ta sees on 6-telline küraandur, ta sees on kõlar. Aku on siis nii-öelda sisse ehitatud selles mõttes, et seda saab laadida. Laadida ta saab siis USB otsiku kaudu. Ehk siis kui tekib näiteks tunnis see olukord, kus selgub, et tunni alguses on kontrollerile aku täiesti tühjaks saanud, siis kui see ühendada arvutiga ja programmeerida, siis samal ajal tegelikult ka robot laeb ennast hästi mugav kasutada. Tal on Bluetooth ühendus. Tal on 20 programmi salvestamise võimalust, ehk siis, et sa enam ei näe küll seda ekraani peal seda programmi nime, aga numbrite järgi saab sinna sisse salvestada 20 erinevat programmi.
Andurite koha pealt nad on pannud või teinud andurid võimalikult väikseks ja kompaktseks, et näiteks värviandur on väga väike võrreldes EV3-ga. Kaugusanduril värvianduril on ka ümberringi selle lisavalgustus, et ei segaks kõrvalt muu valgusmüra. Piisab programmi, küsimus tuli praegu, et kas programmi laadimiseks on vaja ühendada arvutiga või piisab ka Bluetoothist. Mõlemad variandid on kasutusel, saab nii Bluetoothiga kui saab ka juhtmega. Et ei ole vaja juhet. Aga nagu EV3 puhul, et siis juhtmega laadimine tavaliselt on stabiilsem, et Bluetoothi ühendusega peab jälgima seda, et keegi kellegi robotit üle ei võtaks kogemata. Nüüd kaugusanduri puhul ka jälle, et see andur ise on ka, tal on mõlema silma ümber on siis ka valgustus, mida saab ka eraldi programmeerida, et oleks ägedam. Ja siis jõuandur on siis selline, et ta on kaheastmeline, et seda saab vajutada korraks peale, et ei pea erilist jõudu rakendama, aga ta suudab mõõta ka kuni 10 newtonilist jõudu, mis sellele rakendatakse, see on umbes 1 kilo, nii nad ütlesid sellel koolitusel, et siis tegelikult saaks ka teha füüsikakatseid, et kui suurt survet näiteks andurile antakse. Ja mootorid olid siis kaasas, on üks suur mootor, 2 keskmist mootorit põhikomplektiga. Seda just selle põhjendusega, et väikseid mootoreid saab kasutada selle tunni kavade täitmisel, et seal ei ole nii suurt robotit vaja liigutada ühest kohast teise, aga siis ostes selle lisakomplekti võistluste jaoks saab teise suure mootori juurde, et siis saab ka juba suuremaid masinaid liigutada nende mootoritega edasi. Ja lisakomplektiga tuli ka täiendavalt üks värviandur juurde. Just, ja üks värviandur tuleb ka lisakomplektiga. Nii ja rääkides natukene veel sellest rakendusest endast, et mingid asjad me oleme siin läbivalt juba ka ära rääkinud. Võib-olla siin veel tasub ära mainida, et on toetatud ka Scratchi veebirakenduse kasutamine lihtsalt selle vahega, et seal ei ole kõiki neid Spike Prime blokke ja nii palju ka veel, et nad omavahel selles mõttes ei suhtle, et kui te olete emmas-kummas selle programmi teinud, siis neid ühelt teisele kanda ei saa, et nad selles osas nagu ei toeta. Ja nii palju ka siis veel, et Spike'i äpis on siis sees olemas need õpilase tegevuskavad ja ehitusjuhised, mida siis seal veebipõhises vist, ma sain aru, Ja veebipõhises peaks olema õpetajat oma praeguse seisuga. Ja loomulikult toetatud on siis kõik enam levinud operatsioonisüsteemid, nii tahvel kui ka lauaarvutid. Ja nagu nüüd siis EV3 puhul siis ka on planeeritud see, et siis ka Spike'i saab hakata programmeerima ka Pythonis ühel momendil, et see on ka selline jälle aste kõrgemale ja keerukamaks programmeerimiseks siis. Ja selle jällegi pikemas perspektiivis, mis selle välja tulemine pidi olema kuskil selle aasta lõpus. Jah, just. Ja nüüd võistlustes ka natuke. Et nagu juba siin eelmine küsimus oli, jah, Spike Prime'i saab kasutada FLL-il, World Roboti olümpial ja see siis annab tegelikult meile suurema võimaluse, et need algajad lapsed saavad ka lihtsamini oma programmeerimised ära teha, et võib-olla EV3 võis olla sellele, kus me alustame robotikaga võistlustega. Eestis on 3. klass, et need 3. klassi lapsed siis suudavad ka paremini programmeerida oma roboteid. Ja nendele suurtele alusplaatidele on neil ka võib-olla lihtsam ehitada stabiilsemaid roboteid. Ja praeguse seisuga siis jah, et FLL annab täpsemad juhised välja, First Lego League annab täpsemad juhised välja siis augustis uue hooaja algusega, et kuidas siis Spike Prime ja EV3 siis mõlemad seal platsi peal töötavad, et tegelikult olles ise näinud need mõlemad robotid selle uue platsi peal ka töötamas, et kelle huvi on siis First Lego League'i kodulehe pealt leiab selle video ka, kus siis ka Spike Prime on juba platsi peal täitmas ühte missiooni, et siis see on väga põnev, et tasub vaadata. Ja võib-olla siis nagu siin on veel mõned pildid meie Müncheni käigust ja natukene selliseid emotsioone,
Aga võib-olla siis nagu järeldusteks või soovitusteks ka käiks läbi. Mõned punktid me juba siin mainisime ära, aga käime nad siis veel korraks läbi. Et nagu me juba ütlesime, et Lego ise ongi selle komplekti planeerinud 6-8 klass, aga täitsa vabalt olenevalt siis kas sellest, kas juba viidu on kasutusel varasemalt ja mis see eelnev siis kas huviringi või kooli enda kogemus on, et võib ka varem loomulikult alustada. See kõik hästi sõltubki iga kooli õppekavast ja nendest tegevustest, mida läbi viiakse. Nii et hästi loomelikult tuleb sellesse asjale nagu läheneda, et siin ei ole nagu midagi kivisse nagu raiutud. Ja selles mõttes Eesti koolid on väga tublid, et me alustame robootikaga väga varaselt. Et mujal riikidesse nii tublid veel ei ole käima läinud. Ja et need teemavaldkonnad ka, et need on kõik hästi elulised, hästi põnevad ja vägagi integreeritavad Eesti õppekavasse. Nii et kui me siin rääkisime juba selle õpilaste enesekindluse toetamisest, siis ma usun, et need tegevused nagu aitavad väga kõikides nendes loodus- ja STEAM-ainetes põnevust ja enesekindlust toetada. Siis väga mugav on see, et on Scratch põhine, mis on meile juba õpetajatele väga tuttav platvorm. Loomulikult ka see, et ta on tehtud selliseks hästi lihtsaks kõikidele ka, kes pole varasemalt robootikaga kokku puutunud, vahet siis ei ole, kas õpilased, õpetajad, et see nii-öelda sisenemine selle komplektiga on lihtne. Siis see 10 täiesti uut klotsi või osa, mida varasemalt üheski klotsis või üheski komplektis ei olnud, ka täiendab seda perekonda päris suuresti. Et just ongi see, et need annavad väga palju erinevaid võimalusi lastele just neid klotse lihtsamalt ka kokku panna. Et see tähendab seda, et väiksemate klasside lapsed suudavad ka juba luua enda jaoks keerukamaid süsteeme, et nad ei pea mõtlema 3 jupist koosnevat mingisugust ühendust, vaid nad saavadki kasutada seal ühte näiteks seda 3x3 ühendust ja nad saavad teha juba oma asjad korda, kui vaja on selle võistluselgi kasvõi näiteks. Nii puuteanduriks on see meil 2-astmeline just ka, et seda saab teha siis seal füüsikatunnides kasutada või mõnes loodusteaduste tunnis, et on põnev nagu katsetada ühtepidi ja teistpidi, aga jälle siis ka võistlustel on seda väga hea ära kasutada. Ja programmide käivitamine, andmete esitus on sarnane EV3 robotile, et tegelikult ka nüüd, kui me võtame siis selle, et kuidas me saaksime debugida oma programmi, et kus kohas viga on, siis andurite andmed jooksevad meil kõik äpis ilusti nähtaval ja saab näiteks ka käivitada osaliselt seda programmi täpselt nagu EV3-lgi, et ei ole nagu selles mõttes seda debugimist ka kuidagi ära unustatud, et isegi ma ütleks, et on lihtsamaks tehtud. Ja just see, et aku laeb kogu aeg, kontroller on USB juhtmega arvuti küljes, see on ka väga hea, et ei teki seda olukorda, et mul sai nüüd aku tühjaks ja nüüd ma enam tunnist midagi kaasa teha ei saa. Ja tõesti esimeseks võistlusrobotiks on ta väga hea ja mugav kasutada, et üleminek viidjuult sellele robotile on, ma arvan, väga lihtne. Ja võib-olla siis lõpetuseks veel üks video, et lähme tagasi uuesti Münchenisse, et meil oli võimalus siis seal ka ehitada Spike Prime'ist sellised hüppavad robotid, et kõik siis pidid tegema ühe hüppava roboti ja nagu ikka meil oli võistlus ja lihtsalt sealt tuli üks selline vahva video lihtsalt meeleoluks teile ka näitamiseks. Panen ta siit kohe käima. See oli üks esimesi, mida me üldse ehitasime seal. Let me. I don't know. Who is counting? Who gives the start? So I will count down 3, 2, 1, Lego. And when I say Lego, please press the start button. Yes. And the first robot or hopper to reach the yellow beach is the winner, of course. So can I just make a suggestion? We need someone recording slow-mo. Serious? When we tried this 2 days ago with the German team, there was only one hopper that reached. So, are you ready? Yes. Yeah. Great. So, I'd say 3, 2, 1, Lego!
Nagu näha, siis ka täiskasvanutel alati ei õnnestu need asjad kõige paremini, et vist üks robot suure vaevaga lõpuks sinna kollase finišijooneni jõudis, kõigi teiste omad läksid igale poole mujale kui finišijooneni, nii et oli see ikka päris vahva võistlus. Aga meie oleme nagu suuremas eas ära rääkinud omapoolsed jutud, nii et nüüd teil on võimalus küsida. Ja me vastame nii hästi, kui me oskame. Et küsige julgelt. Okay. Nii vahepeal on siis tulnud küsimus, et millal robotid jõuavad, siis Eestisse nad jõuavad tõesti alles augustis ja nii ka igale poole mujale maailma auku. Just, et see on ette tellimisega praegu, et Lego annab kõigile üle maailma täpselt ühel ajal need robotid kätte. Hinna koha pealt ma ütleks, et ta on täpselt positsioneerub ilusti kahe roboti vahele, et arvestades tema võimalusi, siis ma ütleks, et hinna ja kvaliteedi suhe on väga kenasti paigas. Ja kui te soovite hindu teada, siis võib kirjutada haridus@insplay.eu, et meil on haridusele ikka kehtivad haridushinnad, nii et küsige julgelt. Ja projektides jah, et ise kirjutasin ka Varaita projekti, et ütlen seda, et tegelikult projekte saab juba praegu kirjutada, et saabki hinnapakkumised võtta ja need lähevad arvesse selles mõttes, et saab juba nii-öelda projekti kirjutamisel ära mainida, et ma tahan tegelikult järgmist aastat alustada hoopis uue robotiga ja selle projekti kirja panna endale. Ja, et kindlasti Lego nii-öelda robotina ja tootena on väga vastupidav, töökindel, et see peab kindlasti selles mõttes paika. Et siin on küsimus, et kas on juba teada, millal uus Progetiigri taotlusvoor tuleb, siis arvatavasti järgmisel aastal. Nii et selleks aastaks on see voor tehtud läbi, tulemusedki väljas. Aga kes tegeleb siin nii-öelda MTÜ-de kaudu või Tallinnast väljaspool robootikaga, siis soovitan tegelikult ka vaadata selliseid pakkumisi projektide osas nagu PRIA, kes tegeleb siis kohaliku kogukonna arendusega. Ja teine variant on siis KÜSK, kes jagab ka nii kevadel kui sügisel rahastust ka sellise kogukonna projektide jaoks, et ka sealt võib tekkida võimalus, kus siis saab mingisuguste robotite jaoks raha küsida. Ja huviharidust võib-olla siis võib veel puudutada, et ka KOV-ide poole pöörduda, et tegelikult huviharidusrahastust on suurendatud iga aasta ja see on päris korralikud mitmed miljonid, mis riik laiali jagab selleks, et huviringe tekiks ja ka kõik need STEAM valdkonnad on seal toetatud, et see on küll ühekordne toetus, aga selle ühekordse toetusega saab need robotid ka soetada. Just. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis seda KOV-i huvihariduse rahastust kipub alati nagu üle jääma, et tuleb julgemalt küsida KOV-ist.
nii, aga kui teil rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh meie poolt ka, et meid kuulasite. Ja ma loodan, et siis me andsime sellise piisava ülevaate, et kindlasti siis jälgige Lego Educationi oma lehte ka, et sinna tõesti tuleb seda infot iga päev juurde. Et me arvame, et see on tõesti väga kihvt ja vahva komplekt, nii et võimalusi on sellega väga palju. Nii et igatahes jõudu jaksu. Just. Ja kui on küsimusi, siis saab alati minu poole ka pöörduda, et kas või nende samade tõlkimiste osas, et rõõmuga ootan, kui keegi tahab appi tulla tõlkima. Aga jah, et siis kui saab, siis teeks ka selle täiesti Eesti õppekavasse sobituva kuskil 3. ja 4. klasside õppekava valmis selle roboti baasil. Aga tänan veel kord ja ilusat õhtu jätku teile kõigile. Aitäh. Nägemist. Head aega.